Mis juhtuks, kui kaks Aasia suurimat majandust läheksid sõtta mõne väikese saare pärast keset ookeani? Need saared on väikesed ja asustamata, nii et miks nende pärast võidelda? Näed, oluline detail siin on nende strateegiline asukoht ja võimalikud ressursid, mida need endas peidavad. Selles videos uurime, kuidas Hiina ja Jaapan, keda võib pidada Aasia suurimateks majandusteks, vaidlevad nende saarte pärast ja miks nad võiksid nende pärast isegi sõda alustada. Kus need saared siis asuvad ja mis on nende nimi? Juba nimi ise viitab sellele vaidlusele. Jaapan nimetab neid Senkaku saardeks, samas kui Hiina nimetab neid Diaoyu saardeks. Isegi Taiwanil on nende jaoks eraldi nimi, Diaoyu Tai. Need saared asuvad Ida-Hiina meres, peaaegu strateegiliselt Hiina mandri, Jaapani ja Taiwani vahel. Saarestik koosneb 5 asustamata saarest ja 3 paljast kaljuvormist. Nende suurus jääb vahemikku 0,002 ruutkilomeetrist kuni 3,81 ruutkilomeetrini. Miks on need tillukesed asustamata kaljud nii suure vaidluse allikaks? Et sellest aru saada, süveneme selle vaidluse ajalukku. Seejärel vaatleme, kuidas see on mõjutanud praegusi Hiina ja Jaapani suhteid ning millised võivad olla geopoliitilised tagajärjed, kui nende pärast peaks konflikt puhkema. Alustame ajaloost. Alustame Meiji restauratsioonist. Nimelt selles Jaapani ajaloo peatükis taastati keisrivõim Jaapanis ning 1868 aastal kukutati shogunaadid ja samuraidel põhinev režiim. 1879. aastaks annekteeris taastatud Jaapani valitsus pikaajalise Ryukyu kuningriigi. See kuningriik asus Ryukyu saartel, mis on suurem saarestik Jaapani lõunaservas ja asub otse praegu vaidlusaluste Senkaku jaapani keeles saarte kõrval. Ryukyu saared tähistasid ka Hiina Qingi impeeriumi piiri. Niipea kui Jaapan annekteeris Ryukyu kuningriigi, said Senkaku saartest ametlik piir Hiina ja Jaapani vahel Ida-Hiina meres. Ryukyu kuningriik sai tunduks kui Jaapani impeeriumi Okinawa prefektuuri territoorium. 1885. aastaks palus Okinawa prefektuuri kuberner Meiji keiserdikul valitsusel Senkaku saared ametlikult Okinawa koosseisu lisada. Kuid valitsus keeldus, sest saared asusid otse Hiina piiril ning neil olid juba Tsingi dünastia poolt antud hiinakeelsed nimed, Diaoyu või Diaoyao Tai. See esialgne periood oli rahulik ning saared jäeti esialgu selleks piiriks. See muutus 1894 aastal, esimese Hiina-Jaapani sõjaga. 1895 aasta jaanuaris annekteeris Jaapan saared ja andis need Okinawa haldusse. Jaapan õigustas seda tegu uuringutega, mida nad olid teinud alates 1884. aastast, märkides saared asustamata aladeks ja seega terra nulliuseks ehk ei kellegi maaks. Lõpuks kaotas Hiina esimese Hiina-Jaapani sõja ja 1895 aastal allkirjastati Shimonoseki leping. See leping sundis Hiinat loovutama Taiwani ja sellega seotud saared Jaapanile. Kuid oluline oli siin see, et lepingus ei täpsustatud, millised saared sellesse rühma kuulusid. See sai hiljem Hiina ja Taiwani nõuete vaidluspunktiks, millest räägime hiljem. Seega jäi Jaapan nende saarte üle kontrolli hoidma kuni teise maailmasõja lõpuni 1945 aastal. Pärast kaiserliku Jaapani ja teiste teljeriikide kaotust teises maailmasõjas võttis USA valitsus saared enda kontrolli alla. 1952 aastal loobus Jaapan suveräänsusest Taiwani ja nende samade saarte üle, mille ta oli saanud 1895 aastal. Alles 1960. aastate lõpus muutusid saared taas oluliseks. Näite, 1969. aastal leidis ÜRO Aasia ja Kaug-Ida majanduskomisjon potentsiaalseid nafta- ja gaasivarusid just seal, kus asuvad Senkaku saared. Selle tõttu taotles Jaapan, kes oli nüüd lääne liitlane, nende saarte kontrolli tagastamist Ameerika valitsuselt. Nii et 1971 aastal kiitis USA senat heaks Okinawa tagastamise lepingu ja 1972 aastaks andsid Ühendriigid saared Jaapanile tagasi. Jaapan liitis need uuesti Okinawa osana. Tuleb märkida, et enne 1970. aastaid ei olnud Hiina ega Taiwan neid saari ametlikult nõudnud, nimetades neid isegi 1945. aasta järgsetes ajalehtedes ja valitsusdokumentides nende jaapanikeelse nimega. Siiski hakkas Hiina saarte suhtes nõudmisi esitama alles 1971 aastal. Aga miks oodata nii kaua? Tõenäoliselt nende potentsiaalsete naftavarude tõttu, mille ÜRO tuvastas 1968 aastal. Siiski on olemas veel üks ajalooline narratiiv, mida Hiina oma nõude põhjendamiseks kasutas. Nimelt, Hiina väitel on see vaidlus Jaapani imperialistliku pärandi tulemus. Lisaks väidab Hiina, et isegi pärast Jaapani kaotust teises maailmasõjas ei saanud ta saari enda kontrolli alla, kuna oli hõivatud Hiina kodusõjaga. Selle sõja lõpus ajas Hiina kommunistlik partei 1949 aastal demokraatliku Kuomintangi Taiwanile. Nii et 1972 aastaks nõudsid saarte üle suveräänsust mitte ainult Hiina kommunistlik partei, vaid ka demokraatlik Hiina vabariik ehk Taiwan. Nad esitavad oma seisukohad mitme olulise argumendiga.
Vaatame nüüd lähemalt Hiina ajaloolisi nõudeid nendele saartele. Selle narratiivi kohaselt avastas Hiina need saared juba aastal 1372. Varadžane ülestähendus neist saartest, mida nimetatakse Diaoyu Taiks, pärineb aastast 1403. See pärineb Hiina raamatust nimega Reis kõrge tuulega, milles rändurid tundsid need saared ära neist möödudes teekonnal Fujianist Ryukyu kuningriiki. 1534. aastaks oli Mingi dünastia kirja pannud kõigi nende saarte nimed keisarliku saadiku Ryukyu külastuse ülestähendustes. Ja neid kasutati merepiirina Jaapani piraatide vastu. Kui pöörduda tagasi esimese Hiina-Jaapani sõja järgsete sündmuste juurde, siis kaotajaks jäänud Hiina Qingi dünastia allkirjastas 1895 aastal Shimonoseki lepingu. Nagu me varem mainisime, ei täpsustanud leping, millised saared koos Taiwaniga Jaapanile antakse. Hiina ja Taiwan kasutasid seda ebakindlust ning Jaapani 1894. aastale eelnenud keeldumist saari nõuda veel ühe alusena. Nad väitsid, et Jaapan võttis need saared enda valdusesse ainult sõja tulemusena. Põhimõtteliselt ütlevad nad, et Jaapan kasutas Shimonoseki lepingu ebaselgust ära, et saared enda valdusse võtta. Hiina ja Taiwan väitsid samuti, et mõned ärilised tehingud, nagu 1896 aastal ja Koka perekonna ost 1930 aastal, olid lihtsalt Jaapani sisemised kokkulepped. Nende sõnul ei mõjutanud need sammud saarte õiguslikku staatust. Liikudes edasi aastasse 2012, kutsus Hiina Taiwani üles koostööle, et lahendada saarte vaidlus Jaapaniga. Taiwan keeldus aga, muutes olukorra keerulisemaks. Tuleb märkida, et Hiinal ja Taiwanil on juba oma tuntud suveräänsuse vaidlus Taiwani saare üle. Lisaks väitis üks Hiina teadlane, et algne Ryukyu kuningriik oli samuti iseseisev riik väljaspool Jaapani impeeriumi jurisdiktsiooni. Nüüd vaatame lähemalt Jaapani nõuet nendele saartele. See põhineb ajaloolistel faktidel ja rahvusvahelise õiguse väidetel. Jaapani valitsuse ametlik seisukoht on, et Senkaku saared on Jaapani kehtiva kontrolli all. Jaapan kordab, et saared olid asustamata ja enne 1895. aastat puudusid tõendid Hiina kontrolli kohta nende saarte üle. Jaapani teadlased vaidlustavad Hiina väite, et Mingide dünastia oleks kunagi nende saarte üle kontrolli omanud. Nad kasutavad 1617. aasta dokumenti, mis näitab, et Hiina ei kontrollinud saari, kuigi oli neile nimed andnud. Teine dokument Mingide dünastia ajast piirab selle territooriumi Dongjini ja Liangchongi saartega. Need kaks saart asuvad umbes 40 kilomeetri kaugusel Hiina mandri idarannikust. Senkaku saared asuvad palju kaugemal, umbes 330 kilomeetri kaugusel Hiina rannikust. Selle loogika järgi olid need saared kaugel Mingi dünastia mõjupiirkonnast. Kui tulla tagasi nende kaubanduslike sammude juurde, sai üks Okinawa elanik 1896. aastal rendilepingu majandustegevuse läbiviimiseks. Ta tõi kohale üle 200 töötaja ning nad alustasid mitme ettevõttega, näiteks kalapüük, karjakasvatus ja kai ehitamine. Oluline on siin see, et Meiji valitsus andis kellelegi seadusliku loa saari kasutada. See näitas Jaapani tegeliku kontrolli nende üle. Jaapan väidab samuti, et Hiina ja Taiwan esitasid oma nõuded saartele alles 1972 aastal. See juhtus kohe pärast seda, kui ÜRO avastas saarte lähedal merepõhjas potentsiaalsed nafta- ja gaasivarud. Põhimõtteliselt on Jaapan alates 1972 aastast saartele otsest halduslikku kontrolli teostanud. Näiteks on nad sisse seadnud patrullid ja õiguskaitse saarte ümbruses, et kaitsta neid ebaseadusliku kalapüügi eest. Kubu saarel, mis on eraomandis, kehtestas valitsus selle omanikele maksud. Valitsus haldab ka mõningaid saari riigimaana, näiteks Taisho ja Otosari saartel. Saarte peal toimub isegi riiklikult toetatud teadustöö. Kui Jaapan ratifitseeris 1996 aastal ÜRO mereõiguse konventsiooni, kehtestas ta saarte ümber ainumajandusvööndi. Lisaks kinnitas Jaapani valitsus 2005. aastal veel kord oma territoriaalset suveräänsust nende saarte üle. Lõpuks 2012 aastal riigistas Tokyo need saared. Kogu selle ajaloo taustal, mida on Ameerika Ühendriikidel selle kõige kohta öelda, alates saarte tagastamisest Jaapanile on USA tunnustanud Jaapani haldusliku kontrolli nende üle, kuid pole otseselt võtnud seisukohta saarte suveräänsuse osas. Sellest hoolimata on USA korduvalt vastu seisnud Hiina territoriaalsetele nõudmistele nendele saartele. Näite, 1960. aasta USA-Jaapani julgeolekuleping hõlmab neid saari Jaapani kaitstava territooriumi osana vastavalt artiklile 5. Kus see meid siis nüüd jätab? 2026. Aasta seisuga on vaidlus endiselt lahendamata ning pinged on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Näiteks 2025 aastal patrullis Hiina rannavalve saarte ümbruses peaaegu iga päev, kokku 357 päeval sellel aastal. Need rannavalvelaevad olid saare territoriaalvetest vaid 12 meremiili kaugusel. See tähistab Jaapani ainumajandusvööndi piiri. See oli katse mitte ainult näidata üleolekut saarte üle, vaid ka takistada Taiwanil astumast täiendavaid samme iseseisvuse suunas. Siin on võtmetähtsusega see, et saared asuvad Taiwanile nii lähedal.
Ja see on oluline, kuna praegu on Peking ja Tokyo vahel pinged. Näete, Jaapani peaminister Sanae Takaichi ütles, et Jaapan võib sekkuda, kui Hiina ründab Taiwani. Viimase 5 aasta jooksul on Hiina korraldanud saarte ümbruses umbes 100 patrulli aastas. Peking on samuti paigutanud saarte ümbrusesse üle 500 000 laeva ja 6000 lennuki. Need patrull-laevad on samuti hiiglaslikud. Aastatel 2019–2025 on laevade suurus kahekordistunud. 2025 aastal kaalus 22 vaadeldud Hiina laeva üle 3000 tonni, 8 neist olid üle 5000 tonni ja 2 kaalusid üle 10 000 tonni. Need on samuti väga hästi relvastatud, mõned neist on varustatud 76 mm merekahuritega. Üldiselt tähendab see Hiina rannikuvalve ja mereväe tegevuse kasvu Ida-Hiina merel. Reutersi andmetel on see osa Pekingi strateegiast kehtestada piirkonnas ülemvõim. See Hiina patrulltegevuse suurenemine on murettekitav, sest see rikub rahvusvahelist õigust. Näete, ainult nõude esitanud riik võib oma majandusvööndis õiguskaitsetegevust läbi viia. Viimase 15 aasta jooksul on saarte pärast juba olnud mõned vastasseisud. 2010. aastal põrkas Hiina kalalaev saarte lähedal kokku Jaapani laevadega. Vastuseks sellele pidas Jaapani rannavalve kinni laeva kapteni, mis põhjustas diplomaatilise kriisi. Seejärel ostis Jaapani valitsus 2012 aastal osa saartest. Varem kuulusid need saared Jaapani eraisikutele. Vastuseks sellele saatis Hiina patrull-laevad. Kõige hiljutisemalt 2025 aasta detsembris väitsid nii Hiina kui ka Jaapan, et nad ajasid teineteise laevad piirkonna vetest minema. Näete, ühelt poolt ütles Hiina, et ajas ebaseadusliku Jaapani kalalaeva minema. Teiselt poolt ütles Jaapan, et tabas ja ajas minema 2 Hiina rannikuvalvelaeva, mis lähenesid sellele kalalaevale. Samuti tegi peaminister Takaichi 2025 aasta detsembris veel ühe julge sammu. Ta teatas, et Jaapan saadab sel aastal saarte ümbrusesse suuremad patrull-laevad. Jaapan plaanib samuti strateegilisi kaitsemeetmeid koos peamiste liitlastega Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Mõned neist partneritest on USA, Lõuna-Korea, Austraalia ja India. Hiina ei ole Jaapani peaministri kommentaare Taiwani kohta ega tema valitsuse suurenenud kaitsekulutusi hästi vastu võtnud. Peking on alustanud kampaaniat, kujutades neid samme kui teise maailmasõja aegse Jaapani militarismi meenutust. Iga vale samm võib vallandada konflikti 2 Aasia suurriigi vahel. Hiina kampaania on hõõmanud ka Jaapanisse reisimise heidutamist. Peking plaanib samuti suurendada patrulle Okinawa piirkonnas ja selle ümbruses, kuhu kuuluvad ka need saared. Pinged Senkaku ehk Diaoyu saarte ümber on kõrged. Aga on veel üks väike saar, mis on samuti Hiina ja Jaapani tüli keskmes. See on Yonaguni, kauge saar, mis asub Jaapani läänepoolseimas punktis. See asub Taiwanist väga lähedal, umbes 70 miili selle idarannikust. See asetab selle otse Hiina ja Jaapani pingelise tüli esirindele. Senkaku saared asuvad samuti sellele saarele üsna lähedal, umbes 80 meremiili Yonagunist põhjaloode suunas. Jaapan on hiljuti hakanud saart kindlustama, muutes selle sõjaväeliseks tugipunktiks. Jaapani valitsus on saatnud Yonagunile vägesid, rajanud radaritorne ja laskemoonaladusid. Saarel on ka Ameerika Ühendriikide üksusi, mis koos Jaapani omadega võiksid takistada Hiina sõjalaevadel sisenemast avatud Vaiksesse ookeani. Hiina viis hiljuti Taiwani ümbruses läbi lahinglaskmistega sõjaväeõppusi. See oli Hiina sõjaväe ja õhujõudude jõudemonstratsioon ning paljud tegevused toimusid väga lähedal Yonagunile. See saar koos Senkaku saartega on oluline meeldetuletus, et Jaapani julgeolek on tihedalt seotud Taiwani omaga. Jaapan reageerib sellele tajutud ohule kiiresti. Plaanis on suurendada sõjalisi kulutusi selleks kevadeks 2% SKP-st. See on 2 aastat graafikust ees. Just Yonaguni saarel plaanib Jaapan paigutada keskmaa õhutõrjeraketid, et heidutada võimalikke Hiina rünnakuid. See on osa Jaapani laiematest jõupingutustest tugevdada Okinawa saari vastukaaluks Hiinale. Seda jõupingutust tuntakse enesekaitsejõududena. Küsimus on, kas need saared hõlmavad ka Senkaku saari? Hiina on neid plaane juba äärmiselt ohtlikeks nimetanud. Ta on süüdistanud Jaapanit sõjalise vastasseisu provotseerimises. Sellest hoolimata on Jaapan jätkuvalt pühendunud oma piiriäärsete saarte relvastamisele. Muude ettevalmistuste hulka kuuluvad kavandatavad maa-alused varjendid üle kogu Okinawa saarestiku. Need võiksid potentsiaalselt mahutada üle 200 inimese. Jaapani ametnikud korraldavad ka evakuatsiooniõppusi ning valmistavad elanikke ette Taiwani põgenike vastuvõtmiseks. Yonaguni elanikud ei ole aga oma saare militariseerimisega eriti rahul. Kas see ka tegelikult nii on, jääb veel näha. Kõik see näitab, kuidas isegi kõige väiksematel saartel võivad olla tohutud geopoliitilised tagajärjed. Jaapani julgeolek sõltub nende saarte püsimajäämisest. Kui Jaapan otsustaks relvastada asustamata Senkaku saared, võiks see osutuda hukatuslikuks igasugustele diplomaatilistele jõupingutustele nende suveräänsuse vaidluse lahendamiseks. Üks vale samm. Yonaguni saarel võiks samuti vallandada sõja Hiina ja Jaapani vahel. Need saared esindavad õrna geopoliitilist tasakaalu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas. Seetõttu on rahu ja stabiilsus seal üliolulised, et vältida katastroofilist stsenaariumi.